oma loengusarja Kuressaare Haigla kohtub kogukonnaga. Mul on väga hea meel, et meie kutse võtsid vastu Eesti teadlased. Viimasel ajal me kuuleme teadusest hästi palju, et me oleme teaduspõhises meditsiinis ja teaduspõhises hetkel siis viirushaiguste käsitluses. Meil on tulnud külla 3 teadlast Tartust, doktorikraadiga inimesed kõik on teinud tõesti tõsist teadust ja on oma eriala spetsialistid selle kõige sügavamas mõttes. Meil on külas professor Väino Poikalainen, kes on töötanud Eesti Maaülikoolis, Lembit Lepasalu, ka Eesti Maaülikoolis, nüüd on vist uus töökoht, ennast nad võib-olla siis 2 sõnaga ütlevad, kus nad on, ja kaasprofessor Andres Männik Tartu Ülikoolist loodus- ja täppisteaduste kateedrist või instituudist, kuidas tänapäeval seda nimetatakse. Teema on hästi aktuaalne ja oluline. Me räägime ternespiimast, kuulete, mis see ternespiim on, aga võib-olla täpselt ei tea, mis see ternespiim on. Et mis ta siis on ja mis sellest kõik teha saab ja kuidas enda tervist kaitsta või parandada ternespiima abil. Ja teine loeng räägib rohkem tehnoloogiatest, aluspõhimõtetest, kuidas siis ütleme, ravimid või ained, mis meid võivad kaitsta, jõuavad apteekidesse. Soovin siis head kuulamist, küsimusi esitada ei saa läbi video, aga kellel neid küsimusi tekib, võib kirjutada siis haigla Facebooki, sealt me püüame vastata, kui neid küsimusi tekib. Kes on koha peal, loomulikult siis küsida ka koha peal. Aga me alustame ja palun, professor Väino Poikalainen. Aitäh. Meil oli see muidugi huvitav väljakutse. Meil on mitu põhjust, ma ei ole pikka aega Saaremaal käinud, kui mu naine oli Saaremaal pärit, aga et see on huvitav tulla juba sellepärast, aga muidugi ka sellepärast, et Saaremaal on huvi selle asja meie teema vastu. Meie teema on siis puudutab lehma ternespiima ja selle kasutamist. Ma natuke räägin ka laiemalt ternespiimast, mitte ainult lehma, vaid teiste piimetajate omast kõnesõna. Ja ma jätan poole pealt siis selle loengu jätkab Lembit Lepasalu. Natuke meie sellest ajaloost nii palju, et me töötasime Eesti Maaülikoolis toiduainete tehnoloogia osakond, Lembit oli selle juhataja, mina olin seal, olin siis piimatoodete, piima ja piimatoodete professoriks. Ja siis kui me pensionile jäime, siis kuidagi jäi veel nagu sisse seda vunki nii palju, et tahaks veel midagi teha, siis me otsustasime oma firma asutada ja selle nimeks sai Teadus ja Tegu. Et siis me nagu tegeleme, teeme natuke teadust ka edasi ja siis teeme tegu ka nüüd natuke juurde. Et see on meie see taust. Minu doktorikraad on siis toiduainete või toiduteaduse doktor, eks see puudutab siis neid toiduaineid, mida tehakse toidutoormest ja nende tegemist ja nende kasutamist. Ternespiim kui selline, ma räägin nüüd hästi lühidalt selle teema siin ära otsast, et oleks võib-olla lihtsalt pärast jälgida. Et ternespiim on tegelikult kõigile imetajatele omane, ka kõige väiksematele hiirekesele kõik annavad ternespiima, kui järglane sünnib. Et see on niisugune siis hästi lühike aeg, mille jooksul siis imetajad lüpsavad või väljutavad piima. Ja see on see ternespiim ei ole siis selle tavapiimaga, ta on sarnane, aga ta ei ole päris sama koostisega. Et siis ternespiim nagu siin on oluline, et see ternespiim saab sisaldama siis vastsünnite jaoks kõiki olulisi toitaineid, ehk siis neid üldiseid toitujaid, rasva, valku ja süsivesikuid, mineraalaineid ja nii edasi, aga seal on väga oluline roll on immuunsüsteemi tugevdajatel faktoritel või ainetel ja siis kasvusoodustavatel ainetel, ehk siis lehma ternespiimas on need eriti tugevalt esil. Ternespiima eristab siis tavapiimast just see suurem valgusisaldus ja suurendada sellepärast just selle eelmise punkti pärast, et seal on immuunsüsteemi tugevdavad ja kasvusoodustavad. Eriti need immuunsüsteemi tugevdavad, need on põhiliselt antikehad,
ja nende sisaldus on nii suur, et see tõstab selle valgusisaldaja kõrgeks. Et need iseenesest muidu piimas, nad on ka olemas, aga nad on üks minoossed, vähe esitatud. Valgudes siis suur osa, nagu ma ütlesin, on immuunglobuliinid ehk siis antikehad. Ja nende antikehade niisugune valguline eripära on see, et nad on küllalt tundlikud temperatuurile. Kui see temperatuuri tõstab, siis nad koguvad, koaguleeruvad ja denatureeruvad, nad kaotavad oma omadused. Aga nad valguna jäävad siis nii-öelda toitainena ikka kasutatavaks. Tenespiima vanasti kasutati ka niimoodi, et tehtigi toitu. Ehk siis pandi ahju ja tekitati niisugune koop ja sellest ma natuke hiljem räägin ka juurde, kui räägib lembit. Ja siis on tenespiima just selle sama valgu termotundlikkuse pärast, immuunglobuliini termotundlikkuse pärast ei saa piimatööstuses töödelda. Seal on nõuded on see, et esimene asi te peate selle ära pastöriseerima, selle toorme, et kogu piima. Ja nüüd, kui te kujutate ette, et pastörisaatorid on sellised niisugused hästi kitsaste piludega, kust jookseb läbi see nii-öelda töödeldud materjal, peab kiiresti ära kuumutama, siis ta seal hangub kokku ja see enam ei töötus kogu see seade. Et siis sellepärast piimatööstus tenespiima vastu ei võeta. Ja see on lausa lepingutesse sisse kirjutatud, et ei tohigi anda sinna, sest see võib panna tööstuse seisma, kui see sajab tonnid piima ja see kogu see värk, masinavärk jääb seisma. Muidu ei oleks piimatööstusel selle tenespiima vastu midagi. Nad teeksid hea meelega tooteid, aga selle tegemine on küllaltki tänu just sellele nendele tervisenõuetele ja muudele hügieeninõuetele, et see tekitab raskusi. Lisaks tenespiimas on ka nendele immuunglobuliinid, lisaks ka neid muid bioaktiivseid ühendeid. Seal ei ole, on veel neid kasvufaktorid, nagu ma juba ütlesin, aga on ka veel muid ühendid, mis on ka omavad bioaktiivsust. Ja nüüd, kui võtta seda tenespiima, et ta ei ole mitte ainult esimene nii-öelda väilutus või rüps, vaid ta on ka natukene hiljem, siis seal loomulik on see, et kui tavapiimaks muutub, siis peab see sisaldus langema, nende bioaktiivsete ühendite sisaldus, ehk see muutub küllalt kiiresti ajas. Ehk siis 2-3 päeva pärast võib öelda, et ta on juba tavapiimale lähedane ja 5 päeva pärast on nii-öelda niisugune reegel on, et siis võib lugeda tavapiimaks. See on siis sissejuhatuseks. Siin on natukene võrreldud, ma ei tea, kui palju me viitsime seda tabelit jälgida, aga siin on nüüd võrreldud see vasakpoolne. See osa on nüüd piim ja seal parempool on tenespiim. Ja üleval on siis inimene, leht, siga. Algus mõtlesin küll, et inimesele sea peaks kõrvuti panema. Ja hobune ja seal on siis samamoodi. Mul kõiki andmeid ei ole nende kohta, piima kohta. Et siit võib ju pärast küll selle võrdlusema toon veel eraldi, et lehma kohta on nagu täpsemalt või minul vähemalt oma erialast on neid teadmisi rohkem, et siis ma olen neid lehma kohta pannud, et siin need IgG-d ja IgA-d ja IgM-d, need on just need antikehad. Et nende sisaldus on ka piimas, nii et kui te vaatate, ega ta päris 0 ei ole. 0,41 milliliitris tähendab, et 0,41 grammi liitris, ehk see ei ole nii väga vähe. Üks see bioaktiivse ühendi kohta. Aga kui nüüd vaadata tenespiimas seda sama lehma, siis see on keskmine on seal 50, tegelikult on isegi rohkem tänapäeval, et ta on kuni 100, isegi veel rohkem. Et seda milligrammi millilist, et see ühes liitris võib olla isegi kuni 100 grammi ja see on juba ikka väga märgatav kogus. Me kõik teame, et kui me võtame jäätist seal 50 grammi, siis see on küllaltki suur tükk juba. Et selles mõttes on see tenespiim on nagu väga võimas vahend. Võrreldes nüüd inimesega, siis vaadake, siin on inimesel ja lehmal valgus on erinevus küllaltki suur. Ja siit tuleb ka see, et ka inimesel on siis neid antikehi on märgatavalt vähem. Mille pärast see loodus nii on sättinud, on sellepärast, et inimesel tegelikult see vastsündinu või sündimas olev laps, ta saab antikehad läbi platsenta, ehk siis see töötab niimoodi inimesel, aga lehmal seda funktsiooni ei ole. Ja lehmavasikas sünnib täiesti niisugune puhta lehena, et tal ei ole üldse antikehi. Ja siis on vaja, et ta tenespiimaga saaks kõik need, mis tal elu esimeste nädalate vaja on, et ta oleks võimeline võitlema siis
nakkushaiguste vastu. Ja tavaliselt ongi nii, et kui vasikas ei saa tervespiima, siis ta on põhimõtteliselt nagu surmale määratud. See esimene haigus võib ta maha võtta. Et siis selline nii palju siin ütleme siga, hobune ja nendel on nagu lehmaga sarnasust rohkem, aga inimene torkab eraldi just silma selle poolest, et tal on valgusisaldus väiksem. No siin on natuke ka pilti, siin on üleval, paremal on vasikas joomas just lehmatervespiima. See lehm on nagu imelik tundnud Eestimaa jaoks ja tegelikult ongi tuvas pildistatud. Me olime ühel niisugusel reisil, Kaljutahide reisil, käisime Kalju jooniseid vaatamas tuvas ja siis me olime ühe Jurtakülas seal, kus ma selle pildi tegin. Ja siin paremal on see näha, et see tema konsistents, kui sa teda valad ja värvus ja see kõik on ikka piimast märgatavalt erinev. See tuleneb ka sellest, et siin on nüüd see kõrge valgussisaldus ja just antikehade sisaldus on suur. No ma rääkisin alguses ka sellest, et see on nüüd tervespiima nagu üldlevinud määratus. Piimatööstuse seisukohalt ta ongi 5 esimese päeva piim. Ehk igaks juhuks ei võeta, olgugi, et see 5. päev võib olla juba normaalpiima moodi, aga igaks juhuks seda ikka vastu ei võeta, et jumal teab, mis juhtub. Vahel on nii, et on antigeeniga rohkem seal 5. päeval üksindes sees. Et see on nüüd niisugune tavaline määratus, 5 päeva piim. Aga tegelikult võtta, hakata nüüd seda sisaldust vaatama, siis see kõige rikkalikum antikehade ja muude bioaktiivsete ühendite poolest on just esimesel üksikpiim. Ehk siis võib öelda ka esimese päeva piim, tavaliselt on nii, et päevast tehakse 2 lüpsi. Ehk siis see oleks see päris õige tervespiim ja see ülejäänu sinna piima ja tervespiima vahele seda peaks määratlema kui üleminekupiima või siirdeperioodi piima või midagi taolist. Et ta ei ole nagu täisväärtuslik. Ka vasikate puhul on nii, et püütakse joota seda esimese lüpsi jooma võimalikult palju, sest vasikas peab neid antigeeni saama ka suures koguses. See on niisugune, et kui nüüd see esimese lüpsil on nõudlus, on suur, vasikas tahab teda, meie tahame teda ja inimesed tahaks teda ka kasutada, et siis see siirdeperioodi oma jääb nagu niisugusesse vaeslapse ossa, et me muidugi oma selles ettevõttes püüame jõuda ka sinnamaani, et me tulevikus hakkame seda väärindama, et me katsume seda kontsentreerida ja võtta sealt isoleerida neid osi ja teha sellega seda kõrgemat kontsentratsiooni. Ehk siis selline on tervespiima määratuse kohta, et on siis 2 määratlust. Üks, me nüüd olemegi üritanud seda nagu juurutada, et ikka see ülemineku piim või siirdeperioodi piim, et see oleks see vahepealne, oleks ka kasutusele. No sellest ma juba rääkisin, vasikatel puudub sünnijärgselt nakkushaiguste vastane immuunsus. Ja selle ajani, kuni nüüd see immuunsus tekib oma organismis, tekivad omad antikehad, siis peab ta elama üle selle nii-öelda passiivse immuunsuse najal. Ehk siis selle tervespiimaga saadavad antikehad peavad hoidma teda hinges ja võitlema sissetungijate vastu. See on ka siis see, mis teeb põhiliselt selle tervespiima eriti väärtuslikuks. Siin on üks niisugune lause, et punasega alla pandud, et enne kui antibiootikumid avastati enne seda, inimestel oli see teada, see mõjub, et nakkushaigustele tervespiim mõjub hästi, siis kui laps oli haige, siis joosti mööda küla ja otsiti, kus lehm on poeginud. Ehk niisugune asjale läheb, ehk ta oli nagu niisugune looduslik vahend, looduslik antibiootikum. Ta oli just mikroobide vastu. Neid, missuguste mikroobide vastu antigeen on, see on muidugi määratud sellega, missugust keskkonnas see on elanud ja millises ta elab. Et see on, kui me näiteks ostaksime kuskilt Austraalia tervespiima ja tahaks, et ta toimiks meil liikuvate mikroobide vastu, siis alati ei tarvitse olla tõsi. Et seal võib olla see mikroobikooslus teine ja tekivad hoopis teistmoodi antikehad. Mis meil siin nüüd levinud on. Selles mõttes on nagu kodumaine on õige või vähemalt see põhjamaine on õige kasutada. Seda ma juba rääkisin, et piimatööstus, siin on üks pilt, on piimatööstuse pastörisaator. Selline näeb välja, vahel kutsutakse seda pastööriks, selle kuulsa prantsuse teadlase järgi, kelle instituut on ja kes mikroobidega tegeles ja põhimõtteliselt ka lahendas need probleemid.
pandi niisugune torurägastik pandi mehe nimeks või sellel pandi niisuguse õilsa mehe nimi. Aga selline ta näeb välja, et kui seal nüüd toimub see, et sinna TNS-Beam satub, siis muidugi see mure on suur, sest seda niisama lahti, sa pead võtma, kiskuma kõik need plaadid lahti ja puhastama ära siis, et selle puhastamine ei ole niisama mööda minnes. Et sellepärast on ka siis see nõue. No üldiselt 70 kraadi hakkab juba neid nii-öelda välja sadestama, neid antikehi. 90 kraadi on see, kus peaaegu totaalselt kõik kukub sadedesse. Ja kui tehakse TNS-Beam kooki, siis aetaksegi 90 kraadi juurde TNS-Beam ja siis tekib niisugune mainus, võiks öelda, või vanasti oli ta vähemalt mainus, ma tean, et see tänapäeval võib-olla ei ole nii. No mõnedes meil on siis see, et on Eestis ja paljudes teistes riikides on see, et loetakse lihtsalt seda, mitmes lüps on või mitmes päev on, et selle järgi hinnatakse, kas ta on TNS-Beam või ei ole. Aga on ka näiteks osades riigis ongi, et määratakse immuunglobuliini sisaldust piimas ja kui see on madal, siis öeldakse, see on tavapiim ja kui on see kõrgem, siis ta on TNS-Beam. See on nagu objektiivselt. Aga noh, niisugused riistapuud ja need on meetodid ja need ei ole päris odavad, sellepärast on ta meil juurdunud ja mujal ka küllaltki paljudes kohtades on juurdunud niisugune määratud. Ma natuke ka piimatootjast, et mismoodi see piimatootja, kui töötleja ei taha TNS-Beama, siis piimatootja on TNS-Beamast väga huvitatud. Et temal on see just sellesama, et vasikas peab saama. Nüüd teil tekib küsimus, et kui me teeme TNS-Beama tooteid, me võtame ju vasikalt ära selle. See mure ei ole päris õige mure sellepärast, et lehmad tänapäeval lüpsavad vähemalt kahekordselt niisuguse koguse nagu vasikad vaja. Ehk sealt jääb alati poole jagu. No võib kindlalt öelda, et vähemalt kolmandik jääb üle. Et seda siis saaks kasutada, jah. Kui suur see lüps on üldse, kui palju annab piima? Väga palju sõltub sellest, missugune on lehm, aga ütleme niimoodi, et tänapäeva Eesti lehm lüpsab keskmiselt 10 tonni aastas. Et kui te jagate nüüd, ta on kuskil 300 päeva, on see aeg, mille jooksul teda lüpstakse, ehk sealt saab tuletada selle koguse, aga niisugune 20 liitrit, 25, isegi 30 liitrit päevas on niisugune normaalne. TNS-Beama nii palju ei tule. Esimene lüps võib olla seal 10 liitrit, aga ta võib olla ka ainult paar liitrit. Võib olla 15 liitrit, on täiesti erinevad. Et on niisugune süsteem. Ehk see siis peab olema niimoodi, et vasikal on vaja siis kuskil see 6 liitrit või midagi taolist saada selle päeva jooksul. Siin teine lüps võib olla teine jookmine, võib olla ka seda teist lüps. Siin on all on pilt ühest Eesti laudast. Eestis on toimunud niisugune omamoodi revolutsioon. Ei ole evolutsioneerunud see piimatootmine, vaid hoopis revolutsioneerunud. Ehk siis omal ajal olid niisugused väiksed laudad, talud, kus oli 20 lehma ja 30 lehma. Enne sõda, pärast oli Nõukogude ajal ikka juba suuremad laudad, aga praegu on ikka niisugune, siin selles laudas on 1200 lehma. Ehk see on, kõige suurem Eesti laud on üle 2000 lehma. Ehk seal see kogus, mis tekib, see TNS-Beama, seda tekib iga päev, lehm poegib üks kord aastas. Ehk see on heal juhul, tavaliselt läheb natuke rohkem aega. Et siis on see TNS-Beama kogus sellises laudas, neid poegib seal 4-5 lehma päevas ja siis on need kogused on juba niisugused, et tasub teda siis ka korjata, tasub õienda. Talus muidugi seda muret ei olnud, siis oli nii, et seal samas tarvitati ära, tehti toit ja tarvitati ära, et see, või siis tuli naabrinaine, talle laps saigi ja palus osa endale. Aga praegu on niimoodi, mis oli kurioosum ja mille pärast me hakkasime seda tegema, seda TNS-Beamaga tegelema, on see, et TNS-Beam, nagu te aru saate, see ülejääk, seda piimatööstus vastu ei võta ja suures laudas teda kuskile panna ei ole ja ta loetakse praakpiimaks. Ehk see on praak, millega midagi peale hakata. Ja see, ütleme, see ülejääk lähebki sõnnikusse, valatakse sõnnikusse. Ja samas on ta bioloogiliselt üliväärtuslik toore, millest võib teha paljusid asju ja Andres pärast ka sellest räägib, et seda väärtust tuleb kruvida väga kõrgele, et kui siin natukene manipuleerida.
no siin on nüüd see, ma olen pannud sinna pealkirjaks, et lehma tennespiim on imelise koostisega, eks ta muidugi teistel imetajatel samuti imelise koostisega. Et selle, noh, tennespiima see põhi toitained on siin keskel toodud, ehk siis on valk, siin on see toit olemas. Et on valk, rasv ja nüüd suhkrut ehk siis laktoos, mida millegipärast on hakatud ka pelgama. Et iseenesest looduses täiesti vajalik asi. Kui ta tennespiimas on, siis ta ei tohiks olla nagu niisugune, mida mürgiks lugema. No vitamiinid, mineralained, niisugused asjad on seal sees, et see on põhitoitained. See on tavapiimas on siis, see on nagu kõige tähtsam asi. Aga tennespiima, mis see imeliseks teeb, on need äärmised siin, ehk siis immuunfaktorid ja kasvufaktorid. Et vasikast kujutate ette, et üks probleem on see, et vasikas sünnib, tal immuunsus puudub. Tal on vaja kaitset nende mikroobide vastu, mis kogu aeg ründavad, viirused ja ütleme, bakterid ja mikroseened ja muud. Et seda on vaja kaitset nagu selle vastu. Aga teine probleem on ka see, et vasikas peab ju kasvama. Kõik koed peavad kasvama. Karv peab kasvama, nahk peab kasvama, soolestiku epiteel, kõik peab kasvama. Et siis on seal tennespiimas on ka kõik need kasvu soodustavad faktorid, ehk siis üks hormonaalse toimega, mille grammides sisaldus või milli või mikrogrammides sisaldus ei tarvitse üldse suur olla, aga teda mõju on võimas. Et need on mõlemad siis niisugused olulised. Need kasvufaktorid, need siis soodustavad organismi kasvu, aga kui on ka mingi vigastus paranemist soodustavad nad. Kudede ja uuenemist ja naharakkude uuenemist ja kõike sellist. Ja immuunfaktorid on siis põhiliselt on antikehad, ehk siis erinevad tüüpi antikehad, aga seal on ka teisi, on laktoferiin, mis on üks niisugune bioaktiivne ühend, mis on tegelikult sekkub väga palju raua ainevahetusse ja rakkude vastu võitlebki niimoodi mikroobide vastu sellega, et ta rikub nende raua ainevahetust ja sellega võib gram-positiivsete mikroobide võtab ikka eluisu ära. Lüsosüüm või lüsotsüüm, mis on siis tegelikult on ensüüm, mis lõhustab rakukestasid ja siis on niisugused, on erinevad polüpeptiide, mis on bioaktiivsed ja samuti toimivad nagu niisuguste immuunfaktoritena, et neid on küllaltki palju. Kasvufaktorid on muidugi siis kõik, nagu ma ütlesin, kõikide kudede kasvu jaoks on omad. Nende arvu ma ei oska öelda, palju neid on, aga immuunfaktorite kohta andes eelmisest toimust mul ei meelde, et on 10 miljonit või miljardit vist oli. Üks edasi näitama vist kuskil. Aha, mul on ka vaja jõudu väike. Ise olen suur, aga jõud on väike. Ehk siin on nüüd toodud veel eraldi, see on nüüd juba lehma tennespiima kohta. Ehk siis vasakul on tennespiim ja paremal on piim ja keskel on ka see meie tennespiima pulber, mida me teeme. Sisuliselt on vahekord jääb sellest pulbrist samaks. Vesi on välja võetud, kui vaines on vahekord sama, nii nagu sellest tennespiimas. Kuivalisisaldus on küllalt kõrge, kui te vaatate, et piimaga võrreldes on ta peaaegu 2 korda kõrgem, aga kui te võrrelda valku, siis valku on peaaegu 3 korda rohkem. Valgulisi ühendeid on palju. Ja kui nüüd seda valku natuke lahku lüüa, siis selles piimas on piima põhivalk on kasein, millest nüüd juustu tehakse ja nii edasi, siis see kaseini osa tennespiimas on väiksem, kui on tavapiimas. Ehk siis see põhiosa valkudest ongi immuunglobuliinid. Laktoosi on natuke vähem tennespiimas kui piimas, aga mitte väga palju. Aga ikkagi natuke vähem. Mineraalaineid on muidugi tennespiimas rohkem. Siin on toodud ka siis see, et kui nüüd on need immuunkehad, siin on IgG on nagu üks või see on nagu jagatud kahte eri klassi. Et tegelikult kui IgG ühte vaadata, siis siin on 70 grammi liitris, see on nüüd ühe teise uurija andmed ja tavapiimas on 0,35. Te näete, et see on 200 korda rohkem. Ehk siis see piimas olev, teda on, aga teda ei ole jah nii palju kui tennespiimas.
samuti on näiteks vaadata laktoferiini, siin see kõige alumine on ka ikka väga suur vahe piima ja selle vahel ja kõikide teiste immuunkehadel ka. Immuunglobuliin M ja A ja kõiki neid on märgatavalt rohkem terves piimas võrreldes tavapiima. Nagu iialmest. Oli keskmine suur. See ei toijutab täitsa õigesti, aga Alla see. Isoleeritud see. Aga ma rääkisin ka seda, et terves piimas see ei ole püsiv, ta sõltub väga palju lepsist või koostisosade sisaldus. Ja siin parempoolsel graafikul, siin on need tavalised numbrid nagu tabeliski, aga see parempoolne graafik võib-olla iseloomustab rohkem. Et kui me vaatame, see on nüüd ingliskeelne, et see on tunde sellest poegimisest, kui mitu tundi on möödunud poegimisest ja see ülemine sinine joon on üldproteiini, üldvalgusisaldus. Ja seal on näha, et ta ulatub sinna kuskil 17,5–18 juurde, üldine valgusisaldus ja see tuleneb sellest, et selles on need niinimetatud vadakuvalgud, kus on siis, milles põhiosa on need antikehad, et selle sisaldus on kõrge. See määrab ka siis selle üldise valgusisalduse hästi kõrgeks. Ja siit on ka näha, et nii nagu see esimene lüps on möödas, teine lüps juba kukub peaaegu poolelt. Ehk siis see sisaldus langeb. See kõige väärtuslikum tenespiim on ikka see esimese lüpsi tenespiim. No kui me jõuame sinna juba kuskil 5. lüpsini või 4. lüpsini, siis ta on juba enam-vähem stabiliseerub ära ja jääb sinna sellesse vahemikku, mis on tavapiimale omane. Äkki ma vajutan siit, on lihtsalt. Lähen siit. Ehk siis natuke nendest tenespiima bioaktiivsete ühendite toimest siis mõni sõna ka. Et siin on juttu, et ta sisaldab vähemalt siis niisugune kvaliteetne, ma ütlen nii, et kvaliteetne tenespiim. Meil oli see suvi, oli üks erakordselt kuum suvi. Lehm on selline elukas, et temale kuumus ei meeldi. Tema tunneb ennast kõige paremini, nagu inimene tunneb kuskil 22–25 kraadi juures. Lehm tunneb ennast kõige paremini kuskil 5 kraadi juures. Ehk see niisugune kuumus üle 30, see on nagu me istuks saunanaval kogu aeg. Ja see mõjutas ka näiteks seda sama tenespiimat. Lautades kõikidest tenespiima toodang kukkus. Surevus, vasikate surevus kasvas tohutult. Ja ka meie katsest tuli see välja, et tenespiimas need immuunglobuliin, nende sisaldus kukkus ära. Sellepärast ma nagu rõhutan seda, et see on kvaliteetne tenespiim, siis see on vähemalt 16. Aga võib ka rohkem olla. Aga on erakordsed olukorrad või on mingisugused muud hädad, siis võib vägagi olla, et see kukub ikka päris tõsiselt alla ja see muidugi on siis nii vasikale kui meie huvidele ei vasta. No meie huvid on siis selles, et see immuunglobuliin G näiteks, seda on seal tenespiimas kõige rohkem. Sellel on siis niisugune toime, et ta hävitab siis bakterid ja viiruseid, mis on ringlevad kehas, veres, lümfis ja nii edasi. Immuunglobuliin A on seal niisugune, milles on neid immuunkehasid on 2 tükki kokku. Ja ta lapitud, et selle toime on vähe, tema nagu neutraliseerib viiruseid ja neid ka, aga ta nagu nendele seedetrakki pinnal või kuskil selles. Ja immuunglobuliin M, mis on kõige suurem nendest, seal on vist 5 antikeha nagu ühes koos. See on samuti elimineerib siin neid tõvestavaid bakterid ja viiruseid. Aga temaga on ka niisugune olukord, et see on niisugune eriti tundlik siis temperatuurile ja ka ilmselt kõrgematele rõhkudele, et kui teda püütakse välja filtreerida, siis tihtipeale osutub, et see, kus sa loodad teda saada, lõpuks teda enam ei ole. Et niisugune oht on olemas. No siis on need lüsosüüm, seda ma juba ütlesin, et see on niisugune ensüüm, mis lõhustab mikroobi-kesta või üldse raku-kesta. Laktoterüksitaas, see toimib, eks ole, nendele mikroobidele, nii-öelda üritavad selle toime on tekitada peroksiidi, eraldada automaatset altnikud ja laktoferiin on siis nii-öelda valkude või seda bakterite
ainevahetuses siis blokeerib seda peenruumi või raua ainevahetust. Ehk see on selline, ma proovin nii teha. Sa pead sulle lõpuni vajutama. Jah, ma proovin. Ta on ikka minu spetsiifiline sellist. Ta on minuga suhet. Aga siis on üks niisugune huvitav rühm, mille kohta ma eriti ei tea, aga see on nüüd kirjandusest võetud, et on niisugused proliinirikkad, tähendab on niisuguseid lühemaajalisi polüpeptiide, mis on tervespiimas ja milles on hästi palju seda aminohapet proliini. Neid kutsutakse niisuguse üldnimega proliinirikkad peptiidid. Ja selle kohta on niisugust palju kirjandusallikat selle kohta, et ta väga tugevalt mõjutab niisuguseid autoimmuunseid reaktsioone. Ehk siis on ka allergiate ja nende puhul, et ta võib käivitada, tugevdada immuunsüsteemi toimet, kui on see immuunsüsteem on nõrk. Ja ta võib võtta seda toimet nõrgemaks, kui immuunsüsteem on üleliia tugev, ehk siis võib genereerida niisuguseid reaktsioone, mis tekitavad allergiat. Ehk see on nagu selles mõttes huvitav niisugune rühm, mille uurimine kindlasti tasuks nagu võtta tõsisemalt uurimise alla. No, seal on tervespiimas on ka see, et ma rääkisin seda, et kui nüüd inimene neelab selle tervespiima pulbri näiteks alla, siis hakkavad seedetraktis ensüümid lõhustama valke ja võivad hävitada ka neid valke, mis ongi nüüd bioaktiivsed. Ehk siis tegelikult on vasikal on sama probleem, et ta peab saama need immuunkehad ehtsana sinna teensoorde, et sealt nad siis saaksid, eks ole, minna nagu oma tööd tegema. Aga sellest tervespiimas on olemas ka veel niisugused proteiinid või glükoproteiinid, mis tegelikult inhibeerivad proteiinide või valkude lõhustajaid. Ehk siis neid ensüüme, mis lõhustavad valke. Ehk siis blokeerivad nende tööd. Et see on nagu huvitav süsteem seal tervespiimas endas, et vasikale anda seda võimalust rohkem, et ta saakski neid antigeeni tervikuna tervena kätte. Kudede kasvu reguleerivatest nendest ühenditest on seal muidugi üks niisugune hästi oluline tegur on see insuliinilaadne kasvufaktor. Niisugune ensüüm või hormoon, mida spordis kasutatakse, et suurendada oma võimekust. Ja seda VADA ja need spordiorganisatsioonid jahivad, et sportlane ei tohi seda tarvitada. Tervespiimas on need sees. Meil oli üks niisugune juhtum, et üks päris tuntud sportlased oli seda tarvitada, VADA hoiaks, et olge ettevaatlik. Tervespiima kasutamisel võib teie uriiniproovisse avatuda. Et siis ei tee keegi kindlaks, kas see on tervespiimast pärit või oled ise kuskilt seda tarvitanud. Et siis selline on. Muidugi kõiki, nagu ma ütlesin, et kõiki kudede kasvu reguleerivaid või kaasa aitavaid niisuguseid faktoreid on seal olemas. No mis läheb liiga pikale, natuke kiire. Ehk siis tuleme selle piimatootmise juurde. See on üks Eesti piimalaut, mitte väga suur, 300. Aga Eestis valdav osa Eesti piimatoodangust tuleb niisugusest lautudest, kus on enam 300 või enam. Ehk see annab nagu selle võimaluse nüüd tõesti ka, et me peame hakkama mõtlema sellele, või me oleme juba mõelnud sellele, mis praegu liigitakse praakpiimaks, et selle väärindamisele. See on väärtuslik asi ja sellest peaks nagu tooteid tegema. Ma arvan, et siit peaks õige lendit nüüd jätkaks. Aitäh! Kas nemad on laudasool või on nad karjamaal? Nendel on need suured laudad, seal ei anna karjamaal, see peaks olema siis suured karjamaad põhimõtteliselt, aga nendel on see eelis, et nad on küllalt kõrge, heaoluga seal, et nad on vabad. Nad ei ole mitte kinni, rõas ja nad saavad vabalt liikuda. Et see annab neil on vajadus, et karjas peavad olema leemade vahel ka kontaktid. Mõned tahavad takeda ja mõned tahavad sõbrustada ja kõik nii nagu inimestegi.
et selline peab olema, kui see on olemas, siis on lehm tunneb ennast palju paremini. Et see heaolu üks küsimus on see, et lehm saaks karja instinkti omal rakendada seal oma karjas. Jah, aitäh. Jätkame. Kui on vaja, ma võin vastata jälle ja ma võin ka võib-olla vahepeale torgata siin mõnes. Ma proovin siis ka vaatama, kuidas mul see slaidi vahetamine õnnestub, aga nii palju veel, et tänapäeva laudad, kui ma mäletan, nõukogude ajal võideldi sellega, et laut oleks soe ja et lehmal oleks sama tore kui inimesel, siis praegu on laudad nõndanimetatud külmlaudad, täiesti unikaalsed, neil on ainult tuult pidavad seinad ja selle eest on värske õhk ja neid jahutatakse nii hästi, et piimatoodangud on selle asemel, et langeda, läksid hoopis kõvasti üles. Et kui leida veips omal ajal 4000 sai mingiks kangelaseks või ordeni sai. Ja siis praegu on lehmade toodangud 10 000 ja enam, et see on nagu tavaline. Ega muu ka ei ole. Jälle iga ta ei õnnestu. Mis see hitt siis on? No näed. Üle mis äärda või? Näpuhäire luge. Ei, ma arvan, et seal on, äkki on ikka mingi laeguga tegemist. Aga oli nüüd ikka tagasi. Sa läksid edasi. Ma lähen edasi, kuhu vabandust. Et selle skeemi peal on siis meie tervespiima väärindamise ahel. Et kuidas me seda tervespiima pulbrit siis lõpuks saame. Et see asi algab ikka lautadest, seal, kus Väino oma lugulaulu lõpetas ja me kogume seda siis erinevatest lautadest. Kogu tehnoloogia on siis selles, et peale kogumist kohe see tervespiim külmutatakse ja ta jääbki külmutatud olekusse, kuni siis toimub tema kuivatamine. Mis kraadist on see külmutus? See külmutus on tavaline -18, siukene 20-18, selline sügav külmik, aga et erinevatest lautadest me korjame selle kokku, me saame tervespiima jää ja viime siis selle jää sublimeerimistehasesse. See on siis selline tehnoloogia, kus siis sellest jääst otse aurutatakse vesi välja. Sellest ma räägin natuke hiljem. Ja siis esimene toode, mis me sellest jääst saame, ongi siis tervespiima pulber. Üldjuhul on see siis ülikõrge valgusisaldusega ja niis, kui see sisaldus on praktiliselt alla 1. Me vist ei ole kordagi saanud seda kõrgemale, et kuskil see 0,5 isegi ja 0,4. Et see on meie toore tervespiima pulber, nüüd millest siis saaks teha erinevaid tooteid. No me oleme siin suvaliselt jaganud, et kus siis tarvitada seda tervespiima pulbrit. See on väga suvaline ja ma arvan, et siin on võimalusi palju rohkem. Aga esimene ja meile kõige suurem üllatus oli see, et kõigepealt hakkas tagasi minema see pulber loomakasvatus. Farmides lihaveise kasvatajatel oli seda hädasti vaja ja see ei teadnud, mida teha, kui lehm näiteks ei lase vasikat endale ligi. See läks ka piimafarmidesse, kui oli vaja täiendavalt, kui oli mingid kvaliteediprobleemid või emaga midagi juhtus. Võeti see pulber, taastati see pulber, lisades sellele piima ja oli meil jälle tervespiim olemas ja me saime sellega edasi tegutseda. Ja toiduvaldkond on väga lai, kus seda võiks kasutada. Sellest ka natuke hiljem Väino juba rääkis, et tervespiima kook, mis on igati okei, aga kuna sellega kõik bioaktiivsus tervespiima läbib, siis kasulik oleks seda kasutada meie pulbrit külmtoitu. Sellisel juhul jääb kogu see positiivne pool sellest pulbrist alles. Ülipõlev on muidugi kosmeetika ja spordivaldkond. Me ei ole selle kosmeetika valdkonda eriti trüginud, me ei ole leidnud head partnerit, kes viitsiks sellega jamada, sest kui te mäletate, Anu Saagin käis piimavannis ja kuidas see pidi tohutult hästi mõjuma, aga tervespiimavann on selles mõttes palju unikaalsem, kuna seal on nii palju sellised kasvufaktorid, mis aitavad nahal taastuda ja naharakkudel kasvada ja seal on võimalusi on tohutult palju. Et see on nagu imelik, et me ei ole leidnud nagu, et kes viitsiks nagu hakata sellega tegelema ja proovima ja ka tervespiima sellised maskid näole ja kätele, et see oleks omaette teema ja kreemid ja
mujal maailmas need on olemas, aga meil ei ole nagu selleni, me ei ole jõudnud. Ja viimane siis me arvame, et see tipp on ikkagi see farmaatsia, kus me saaksime seda kasutada, tehes siis looduslähedasi selliseid preparaate, eraldada sealt, isoleerida sealt ühte koma teist ja vaadata, kuidas see toimub meie organismile ja ka ravimpreparaat. Sellest võib-olla Andres räägib siis täpsemalt, mul ei ole nagu ei ole pädevust. Et siin on nüüd elusast pääst näha siit pildi peal, kuidas see kogumine toimub, et laudast me üldjuhul siis kogume ja võtame kaaluga vastu, et külmutatud tooted. See on nüüd siis juba tehases, kus me seda kamaka, siis me peame, et see aurumisprotsess oleks intensiivsem, siis me peame ta ära viilutama. Ja tegelik siis see sublimaator on seesama selline roostevaba tünn, kus siis manipuleeritakse rõhu ja temperatuuriga niiviisi, et see protsess kulgeks siis küllalt kiiresti. Ja siin on meie algusajad, et sellise autoga me vedasime seda pulbrit, et nüüd on need asjad juba natuke teistmoodi. Et siin on siis näha nagu kaks varianti, et sellesse samasse mahlakotti või kelle jaoks on see veinikott, et üldse me kogume lehmade kaupa selle tenespiima. Siin on ta jäätatud kujul ja kõrval siis parempoolne pilt näitab siis, missugune see pulber välja näeb. Piimapulbrist on täiesti erinev, et on sellise punaka tooniga ja nii edasi. Ja igale kotile siis pannakse peale, missuguse lehma oma see on, missugune on siis tema valgusisaldus ja missugune on see lüps ja kõik need andmed, lehmanumbrid. Ehk me kogume selle kokku, see võtab aega ja juhul, kui nüüd lehmaga midagi juhtub, tuleb välja veterinaarid teatavad, et kui selle lehmaga midagi pahasti, me saame selle veel enne kuivatamist välja sortida ja et me ei keeraks terved partiid siis sinna ühte kohta tuksi. No nii on. Ma ütle seda edasi nukkuselt klaviatuuri. Tore on klõpsida ka vaja viiteks. Et siin on meie toote sellised näidised, et me teeme siis tenespiima pulbrit, me teeme see tenespiima pulbri kapsleid, see on meie põhitoode ja lisaks sellele me siis teeme ka loomakasvatuse eritoodet, kuhu siis selle tenespiima pulbrile nende loomakasvatajate soovil lisame siis leeni ja prebiooti. Ja kui te näete, seal kõrval on üks huvitav lehm. See kuju. Väino, võib-olla sa räägid täpsemalt, mul ei ole väga meeles, aga sina olid selle kuju loomise, ütleme autor. Ma ei ole selle kuju autor, aga ei loomise juures see oli niimoodi, et Tallinnas on üks niisugune kunstitöökoda või selline, kus käivad vaimse puudega, aga kunstitaju ja niisuguse andega inimesed veedavad seal oma aega. Ja siis seal on omad juhendajad, kes on kunstnikud, kes juhendavad siis. Nende juures on see põhiline, et nad on natuke kärsitud. Vahel nad teevad väga ilusaid asju teevad. Aga siis vahel peab see, kes juhendab, see peab õigel ajal ütlema, et nüüd lõpeta ära. Muidu ta võib selle ära sodida ja ära rikkuda. Ja mina käisin seal ükskord külas sellel, ma õiendan nende kaljujoonistega ja see, kes seal nende kunstnikega õiendab, oli meil kaljude peal on kopeerinud neid kaljujoonisti. Ja tema kutsus ma sinna külla ja ma läksin külla ja siis see seltskond oli seal ruumis kõik ja ma hakkasin rääkima, et ma lehmadega ja nendega õiendades nemad seal küsisid, aga mida meie võiksime teha veel lisaks nendele, mis neil seal on välja pandud. Ja ma ütlesin, tehke lehmi. Ja siin nad hakkasid lehmi tegema ja neid lehmi tuli kogu aeg nii palju, et lõppude lõpuks olid kõiksugu konverentsidel igal pool muudkui kingiti aga lehma. Ja siis oli ükskord ma tellisin kirjandusmuuseumist, tellisin väljavõtte nendest arhiividest, kus on juttu ternespiimast. Ja seal oli üks arhiivi sissekanne oli selline, et Väike-Maarja lähedalt Luurich oli see kuulus jõumees. Tema mingi sugulane, mitte see sama ise, vaid tema mingi sugulane. Oli üles korjanud ühe niisuguse ülestähenduse, et vanasti lehmal oli kogu kõhualune nisasid täis
ja ta andis hirmus palju piima. Seda oli nii palju, et seda ei jõudnud kõik ära juua. Ja siis oli niimoodi, et see lehm oli karjamaal ja karjapoiss oli laisk ja jäi magama. Aga karjamaal olid veel lehmaga koos olid koer ja kass. Ja kass üritas iiri püüda ja ei saanud iiri kätte ja siis hakkas nisasid sööma. Ja koer vaatas, et sööb kõik nisad ära ja pani 4 käppa 4 nisale peale. Ja päästis niimoodi 4 nisa. Ja sellepärast on nüüd lehmal 4 nisa. Ja mina rääkisin selle loo sellele kunstnikule ja muidugi kogu see seltskond seal taga kuulas seda. Ja ühel heal päeval mulle tuli niuke paks sinna. Et ongi see lehm, kus on kõhualune nisasid täis istub seal pingi peal ja nagu saadeti meie selle firmale nagu tänutäheks selle loo eest. Ehk normaalselt mina ütlesin, et mina ei oleks suutnud elus kujutada niiviisi lehma, kuidas nemad kujutasid ja kui hästi see on välja tulnud, see on suurepärane. Aga kui kaljujoonistest Väino rääkis, siis iga paki peal on meil ka kaljujoonis ja erinevad kaljujoonised, mis on äänisjärgõmad. Ehk me üritame siis toetada kogu seda kaljujooniste temaatikat ja Virukoda, mis asub Palmses ja teatud osa meie kasumist läheb siis nende asjade korrashoiuks ja säilitamiseks. Siin Väino juba rääkis selle juttu ära, et kuidas see terespiim vasikale mõjub, aga vasikal siis tegelikult on nii, et esimesed 2-3 nädalat on praktiliselt tal immuunsust ei ole. Ehk kogu immuunsuse ta peab saama terespiimast. Ja kui selle esimese sellise jootmisega ta selle terespiima kogust kätte ei saa, siis kuskil siin paari nädala jooksul on selline kriitiline periood, kus siis vasikas iga väiksem nappus võib ta rajalt maha võtta ja asi lõpeb kehvasti. Nii et selles mõttes on vasikale terespiim ülioluline. Ja just see, et ta peaks alguses kohe selle kätte saama, sest piltsikult öeldes alguses on vasikal magu nagu Väino ütleb nagu sõel, ehk sealt jookseb siis kogu see väärtkraam talle verd, nii et täiesti unikaalne süsteem on see vasikal. Ja alguses me tegime ka katse ja proovisime siis meie terespiima pulbriga rikastada seda joodetavat terespiima ja mõõtsime siis samal ajal siis IG sisaldust veres, et kuskil too katse näitas, et kuskil veres tõusis kontrollgrupiga võrreldes kuskil 10% tõusis see IG sisaldus. Ehk me oleme, jõudsime siis nii kaugele, et meie poole pöördusid siis erinevad sellised firmad, kes tegelevad söötade tootmisega loomakasvatusel ja me nendega koostöös selle Altex on niisugune rahvusvaheline firma. Töötasime välja sellise preparaadi vasikatele, kus on siis seleeni sees veel ja sellist prebiootikumi aktigeen, see on nende tooted, mis siis mõjub siis eriti hästi vasikal ja veiste puhul, see seleeni probleem on vist meil inimestel ka, et meil on üldiselt seleeni on vähe, aga vasikate peal on mõeldud, ma ei tea, kuidas inimestega on. Julge öelda, aga see on toode, mis läks väga hästi käima ja mida müüakse. Siin on pildi peal, et meie oleme siuksed vanad mehed ega väga palju ise ei viitsi teha, et laseme kuivatada, siis me teeme analüüsid, määrame valgud, rasvad, mikrobioloogia, kõik ohtlikud, siuksed proovid teeme ära ja me pakendame. Ise me pakendame ja kuna siis tuli välja, et see tehnoloogia nõuab ka, kapseldamist, siis tellisime Indiast kapsuleerimise seadme ja suudame siis ka kapslisse panna selle terespiima, et see toime oleks siis mitmekesisem. Ja kapslid siis on väga hästi käima, et selles mõttes, et osadel inimestel tekib ikka tõrge, et see terespiim ja siis et ta on nagu ikka teistmoodi, ei kõlba suhu võtta, siis nemad võtavad kapslit. Aga üldjuhul lapsed, kui nad aru saavad, siis nad tunnistavad selle kohe väga väärt toiduainis. Ma võin öelda, et mul või tütrepoeg vist oli 2-aastane ja siis kui ütled, võtame Paul terespiima pulbrit
siis oli kõik mänguasjad läksid nurka ja võtame. Hullem kui viina võtmine. Ja siis me võtsime Terespea pulbrit. Aga nüüd ma hakkasin jälle edasi. Et siin on seesama siis kapslipakk meil, nimetasime selle Colostrum primuseks ja kirjutasin sinna väikse jutu juurde. Ja huvitav toode on muidugi siuke ajalooliselt on Tenespiima kook, ehk kui gourmet ja restoranide ja nende jaoks võiks olla see Tenespiima kook täiesti unikaalne toode. Kui muidu, sa restoranis ei suuda pakkuda see Tenespiima kook, kuidas selle Tenespiima tood, läheb sul käest ära, mis iganes, aga Tenespiim, sa taastad selle Tenespiima pulbrist ja teed koogi ja on võimalik sul, nii kui inimene praadis, sisuliselt pakkuda Tenespiima kooki. Kuigi me ise seda väga ei propageeri, sest see termotöötlus ikkagi, see maitseelamus on hea, aga kõik väärtuslik kraam seal läbib selle temperatuuri käes. See temperatuur peab olema selline, et ta lihtsalt keema ei lähe alla 100 kraadi. Viskad ahju, natuke maitsestad ja on valmis. Mitte midagi ei ole siin muud teha. Hästi selline lihtsalt tehtav toit. Ja külmades toitudes kõige uhkem, oleks meie arvates oleks Tenespiima lisandiga jäätis. Ja isegi ostsime omale jäätisemasina ja Moostes, meie hea partner Mooste mõis. Seal siis tegime jõulude puhul ja suvel selle kuumaga meil ei olnud kahjuks aega. Mõtlesime küll, et paneme selle jäätise müügi käima ja saame hästi rikkaks. Ei läinud läbi, aga talvel lapsed sõid seda Tenespiima lisandiga jäätis, ütles maailma parim jäätis ja selline menu oli meil selle asjal, et lasega olla. Siuke ka lihtne, selles mõttes, et me jäätisi segule panime lihtsalt Tenespiima pulbrit juurde ja läks nagu tavalise jäätisega see asi käib. Ja kes siis oli väga maias, siis raputas veel pulbrit peale ka. Kõik võimalused olid olemas. Me nimetasime seda võlupulbriks veel ja see tekitas veel sellist elevust, et lasega olla. Et siin on spordisüsteemist, et kes mäletab, meil on kolmikud luiged. Siin paki peal on ka Välisjärve Kaljujooniste 3 luike, kes jooksid maratoni. Ja nemad tundsid kohe, et taastumiseks on see super vahend. Ja panid Facebooki üles oma sinna, et tasub proovida, et see on nagu pärast suurt pingutust ja seda on sul organism nagu taastub palju kiirem. Ja peale seda siis Vaada saatis selle kirja, ütles, et olge ettevaatlikud ja pöörduge siis tootja poole, et te võite vahele jääda ja teil võivad siis proovis seda sama IGF-1 kasvufaktorit võib tuvastada ja siis olete te vahel ja nii ja naa ja nemad pöördusid meie poole. Meie pöördusime Vada poole ja käis siuke keplus ja lõpuks nad ei julgenud seda tarvitada jälgis. Et see on hästi kummaline, kuigi see oleks uurimisteema mitte ainult selle kasvufaktorite poolest, vaid need immunoglobuliinid, kui sa oled ka kõvasti pingutanud, siis sa oled ka vastuvõtlik igast nakkust. Ma mäletan, minu arust Londonis või kus see oli seal Inglismaal, kui meie koondis kõik olid kõhutõves ja värkides, et sükste lihtsate vahenditega tegelikult saaks asja palju paremaks muuta. Paari sõnaga veel neist uuringutest, mis me teinud oleme, toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia takiga me siin aastaid tagasi uurisime just seda, et mis see mikrofloora seal on, kas see on ohutu ja kas me saame siis väita, et see lüofiliseerimisega tehtud toode on kasutamiskõlblik. Nemad andsid selle koha pealt meile igavesti positiivse hinnangu ja ütlesid, et täiesti tehtav asi ja see tehnoloogia, see tehnoloogiline skeem, mis me välja töötasime, et see on nagu aktsepteeritud. Praegu käib meil siis ühe projektina ka Farmaatsia instituudis. Me mõtlesime, kui meil on pulber ja on kapsel, et teeme siis tabletiga. Aga tablett on küll niisama on igav, et paneme sinna siis mingit looduslähedast asja sisse, et praegu on vist jäänud
jäänud meil sõelane päevakübar ja kummel äkki olid, et paneme nende pulbrist, teeme tableti ja proovime siis seda asja natuke rikastada. Seal on tekkinud juba tuhandeid erinevaid võimalusi ja mõtteid, kuidas seda asja edasi arendada. Aga igal juhul me tahaks kõigepealt saada selle tablettide valmistatud tehnoloogia, tarkus on seal Farmaatsia Instituudis. Kui me selle kätte saame, küll me siis midagi välja mõtleme. Ja ma arvan, et tabletid on meil juba käes aprillikuus esimesed. Mis see näidustus tuleks? Kas on mingi immuunsuse üldine tõstmine või taastumine või on see mingi kitsam näidustus? No meie tahaks, et kui meie teeme midagi, et siis üle toidulisandi nagu ega me suurt hüpata ei saa. Ja selle ternespiima koha pealt on hästi segane on see, et tal on niivõrd lai spekter. Keegi ei oska seda suunata, et mis ta siis tegelikult on. Ei oska ka hinnata seda kasutust. Võib-olla sa veel oskad paremini. Mulle on jäänud siuke mulje. Ma ei tea, nendel on muidugi meis selles on see näidustuse pool või see, me loodame, et see Farmaatsia Instituut annab meile ka kaasa siis sellise nagu need soovitused ja asjad, et see võiks olla ja nende asjade vastu. Tabletis on vist see küsimus, et kui ternespiim on natuke erineva koostisega, ma kujutan, et kust autost ta tuleb ja mis ajal ta tuleb. Aga tablett kui selline peaks olema nagu ühtlase koostisega. Et kui see tuleb erinevatest nendest ütleme erinevatel ajadel erinevatest kottidest, siis ka tableti koostis on erinev, mis võib olla siis. Me mõtlesime seda niimoodi, et esialgu me prooviks praegu ära ta lihtsalt nii-öelda katsebaasis teeks niimoodi, et teeks sellest ternespiima pulbrist endast. Aga tuleviks me tahaks teha, et me võtame ikkagi sealt vadaku, teeme vadakupulbri, ehk siis on nagu vadakuvalkude ja seda reguleerikski niimoodi, et valgusisaldus oleks ühtlane ja võtaks selle esimese rüpsi välja. Et teeks niimoodi, et siis ta oleks niisugune partiide kaupa ja iga kord oleks nagu selle partii vadaku valgusisaldusega normaliseeriks ära pulbriga. Et teeks niisuguse süsteemi. Aga mis vahe on veel, ütleme tabletil ja teil kapslil, et mõlemas on nagu pulber, kas see lihtsalt on see lisand või on midagi veel, või on see ühtlustamine sisse? Kapslis meil ei ole midagi muud kui ainult pulber, aga siia nüüd tuleks, et siin on nagu see nüüd Farmaatsia Instituut üritab nagu leida, et oleks niisugused lisandid sinna, mida panna, et see toimeks mitmekesistuks või võimetuks, et see on nagu nende ülesanne või proov, mida nad tahavad teha. Et nad on ise väga huvitavad sellest, Nad ütlesid, et see on nagu nende jaoks oli ka leid, et nad ei ole senini on nad ainult taimsete asjadega tegelenud, aga et see on niisugune loomne pool ja looduslik samuti nagu taim. Koostöös Mikko Saageniga, esindaja on siin meil ka olemas, tema räägib võib-olla täpsemalt, aga see läks juba käima meil 2016. aastal, kui me tahtsime ternespiima, ühesõnaga saada siis gripivastast ternespiimaga, aga väga erinevatel põhjustel. Siin on loomkatsekomisjonide värgid, see asi jäi katki. Aga mõte, vähemalt me saime Mart Ustavile selle mõtte ikka sisse sööta ja ta vaikselt seal susises. Ja lõpuks siis jõudis sellise projektini nagu hüperimmuunse ternespiima projekt ehk sellest nüüd Andres räägib täpsemalt, aga siin on siis niisugune põhimõtteline skeem, et me vaktsineerime lehma antigeenidega, mis on siis spetsiaalselt valmistatud selleks, et lehma ternespiimaks tekiks meid huvitavad antikehad ja need antikehad siis erinevate tehnoloogiavõtetega me puhastame ja teeme siis sellest nakkushaigust tõrjuvaid preparaate. Et üks sellest on siis ka selline toode, mis on siis see bioblokk, millest on siin palju juttu ja palju hambateritamist, mis on tegelikult sama siukse põhimõttega tehtud ja ideena suurepärane. Et siin on siis 2016, kui me esimest korda kõpul algas ja leppisime kokku, et me teeme selle katse. Aga kahjuks ja loomkatsekomisjon ütles, et selle katse puhul me peame vasika ära tapma, lehma ära tapma, piima kallama kuskile. Ja see tundus nii absurdne, et kõik lõid käega, et see jääb ära. Ma küsiks
küsiks juurde, kas nüüd selles projektis oli ka mõeldud nagu ütleme spreina või see mõeldud pulbrina, mida sa võtab suu kaudu sisse? ta oli ikka spreina mõeldud, jah. oli algusest peale spreina. ma räägin sellest ka, miks ta ma arvan küll, jah. Ega mul saigi jutt otsa, ma pika jutu mees ei ole. Ja see on see auto, millega me siis alustasime oma tegevust, et selle autol oli siis 2 võimalust, kas teeme ta korda või ta läheb siis vanaraamatusse. Siis otsustasime, teeme ta korda, jääb terespiima jääveoks ja pulbriveoks ja kuna ta on möödunud sajandi 82. aastast, siis kirjutasime siin nina peale, et sellepärast on ta nii kõbus, et ta veab terespiima pulbrit. Ja praegugi, kui on vaja, siis keerab nuppu ja läheb käima, aga me ei viitsi sõita seal, muidu on ta tore, aga seal ei ole ühtegi sihukest võimendust üle peale ja roolivõimendusega pidurivõimendusega kõvad mehed on, meil vanad mehed ei viitsi jama. Nii et igal juhul tänan tähelepanu eest ja kui küsimusi, siis. Aitäh! On küsimusi tekkinud? Nii, küsime ühe lihtsa küsimuse, et tooted, kuidas te turundate või kus on müügiga? No toodetega nii, et ega meil neid turunduskanaleid on päris palju. Kõigepealt me tegime e-poe. Vaatasime, et me selle e-poega ise hakkama ei saanud, siis tegime pool osalust ära ja nüüd tegeleb siis e-pood meie osalusel. Ja kus on müügil, on Apotheka ketis, on siis kogu selles ketis on meie kapsel on müügil. Nemad pulbrit ütlesid, me ei saa võtta. Et noh, see nagu tegelikult on see pulber nagu toiduaine. Me toiduaineid ei saa müüa. Ja noh, kapsli võtsid. Ja siis on igast taluturud, Tallinnas, Tartus ja ega me väga hästi ei teagi, kas Saaremaal näiteks on. Meil on Saaremaale küll tarninud, aga kas see on oma tarbeks või müüki? Noh, ei ole andnud, et ega me... Kuidas? Ei ole näha küll olnud. Ei ole näha, võib-olla tõesti. Siis tuleb veel teha see pood. Kas on veel küsimusi? Mõtlen aitäh!